Tere, mina olen siis Birgit, noorte heaolu spetsialist. Enne kui ma räägin, milleks üldse noorte heaolu spetsialist hea on või kuidas ma saaksin teile kasulik olla, siis ma näitaks teile ühte videot enne. Olen lapsest saati pidanud kuulama peretülisid ema ja isa vahel. Selle põhjuseks oli isa alkoholi tarvitamine. Lapsepõlves oli isa joomine hullem. Pidime vahel isegi naabrite juurde minema, kuna ema kartis minu ja õe pärast. Iga päev koju minnes ei teadnud kunagi, mis mind ees ootab. Kuna tülides keegi kedagi ei kuulanud, siis kõik alati karjusid. Kui asi oli minus ja mu probleemides pidin ka karjuma, et keegi minust aru saaks. Nii on mul ka tihti vihad, kus karjungi kõik enda mõtted tunded neile välja. Vähe sellest, et kodus probleeme oli. Käis igapäevaselt koolis, olin ka kiusamise ohver. Kuigi kool oli saanud kohaks, kus põgenen koduste murede eest. Kiusamine oli koolis väga tugev. Jäin pidevalt ette sellega, mida kandsin. Kord kiusati mind füüsiliselt, kord verbaalselt. Lõpuks jõudis kiusamine nii kaugele, et see jõudis ka läbi interneti minuga koju kaasa. Kuna mulle meeldis kõiki kallistada ilma luba küsimata, siis seda ma tegingi kogu aeg. Reaktsioon oli alati erinevaid. Lõpuks tegi see kõigile nalja, et ma nii-öelda käperdan kõiki. See oli mu jubedam aeg koolis. Läksin iga päev kooli teadmisega, et minust on käpperi nimel Instagrami konto, kuhu postitatakse minust pilt ja kirjutatakse juurde halbu tekste. Need pildid olid muudetud ja ära edititud ka. Ausalt öeldes ei mäleta, kas keegi seda kontot jälgis, aga polegi vahet, sest see oli nii avalik ja see kõik tegi nii väga haiget. Kui teistel oli naljakas, olin saanud klassi naerualuseks. Asi läks lõpuks nii kaugele, et nutsin õhtut ja ütlesin, et ei taha kooli minna. Nii kodus kui ka koolis oli halb. Ei olnud ühtegi turvalist kohta. Terve algklassi aeg ei rääkinud ma üheski tunnis, kuna alati kommenteerid minu vastust, kui valesti vastasin. Sellest on siiani jäänud hirm, mis käib kaasas minuga ka kutsekoolis, sest ma ei räägi üheski tunnis enam selle põhjusel. Ma ei tundnud ennast põhikoolis kunagi hästi enda klassis, sest julgesin teistest erineda. Ma avaldasin alati teistest teistsugust arvamust. Julgesin erineda, aga samas olin nagu üksik kass, kes ei kuulunud gruppi. Kui mul klassijuhataja muutus ja mul muresid oli, läksin klassijuhataja juurde. Imestasin, et klassijuhataja alati kiusajate poolel oli. Lõpetasin õpetajale murede rääkimises, sest sain aru, et see ei aita. 8. klassi alustades hakkas mu vaimne tervis halvemaks minema. Ma ei tundnud koolis ega kodus enam hästi. Mu hinded hakkasid langema, tegin vaevu kontrollilt 3-dele. Kuigi mul oli raske reaalainetega juba enne, hakkasin teistest eraduma ja olema rohkem üksi, tundes, et ma ei kuulu kuhugi. Tekkis ebapiisavuse tunne, et olen väärtuseta ja oli kogu aeg kurv. Veetsin õhtut, kus kuulasin vanemate tülisid. Isa pärast kauem mineval olles ja vaikselt nuttes ja nii iga õhtu. Sain väga vaevaliselt 8. klassi lõpuni käidud. Mõtlesin, et enam hullemaks minna ei saa, aga sai. Paar aastat enne aidates oma sõpra päästa enesetapust. Nähes inimesi, kes tegelevad enesevigastamisega, sai sellest minu reaalsus. Ma oleksin nagu tõmmanud kõik teiste mured, mõtted endasse ise muutnud selliseks, kes vajab abi. Kuna olin ise kuulnud ka enesevigastamisest, sai sellest minu esimene leevendus. Veetsin õhtuid vannida põrandal nuttes ja arvasin, et enesvigastamine on see õige lahendus. Kuni mõtlesin, et ma ei jaksa enam selle kõigega toime tulla. Olin saanud nõu sõbralt, keda ise aitasin, kui ta tahtis endalt elu võtta. Ta soovitas kirjutada peaasi.ee nõustajale. Kirjutasin kõik välja, mida päriselt tundsin ja sain ka ausa vastuse. Olin enne rääkinud ka sotsiaalpedagoogiga, aga kuna sõber oli talle rääkinud, et tegelesin enesvigastamisega, ootas mind karm reaalsus tagajärgedega. Kodus oli käinud lastekaitse. Vähe sellest oli ka kooli nindi ja mõõde küsitlema tulnud.
minuni jõudis reaalsust nii ruttu, kui üldse sai. 9. klass kulges nii, et käisin erinevate arstide juures abi saamas. Tänu peaasja kliinilise psühholoogile ja nõustajale sai paika pandud mu ravi. Esmalt läksin perearsti juurde, siis edasi vaimse tervise juurde, seal psühholoogi ja psühhiaatri juurde. Käisin psühholoogi juures vähemalt pool aastat. Sain ka pool aastat antidepressendi ravi, kuna ravi minu meelest ei töötanud, lõpetasin ravi 6 kuuga, arvates, et see ei tööta. Käisin koolis edasi, lõpetasin 9. klassi päris nõrkade tulemustega. Olen siiamaani endas pettunud, kuna tean, et oleks ilma vaimse tervise probleemideta saanud palju tugevama tulemuse. Peale suve sain teada, et mul pole enam raviarsti ega ka psühholoogi. Keskkonnamuutus mõjus kõik hästi, aga kodune olek oli ikka sama ja pidin rohkem tegelema enda alla surutud emotsioonidega. Kutsekooli tulles oli mu vaimne tervis kõige hullem. Pidin tegelema küll nutuhoogudega vetsus, ärevusega, mida kõik hindamised nõudsid. Tundsin tihti ebareaalsustunnet, eluisu oli kadunud. Kõik tundus nii lootusetu. Jätkuvalt vaja päris palju tähelepanu täiskasvanutel, kuna lapse veres sain seda vähe. Kindlin sellepärast nüüd inimestesse palju rohkem ja ma ei suuda seda kontrollida. Kodus olevate tülide pärast ei talu enam valju heli. Ehmatan iga väikese asja pärast, pean tegelema ka erinevate tujude muutustega. See kõik on väga koormav. Et selle kõigega toime tulla, pean rääkima enda muresid endast välja. Rääkima täiskasvanutega, keda usaldan. Aga milline on see inimene, keda saan usaldada ja kellega tunnen ennast hästi? Kindlasti peaks noort toetama täiskasvanu, kes suudab mõista noore olukorda, suudab teda toetada ja motiveerida, et ta alla jäännaks, kes oskab leida õiget sõnu ega ütle midagi sellist, kes ei ütle midagi sellist, mis teeks asja hullemaks. Kõige tähtsam on olla olemas, et tekiks tagasi see turvatunne. Ma arvan, et ma isegi tea enam seda tunnet, et saan iga päev olla rõõmus ja ärgata tundega, et ma päriselt tahan päevale vastu minna. Kui mul poleks vaimse tervise probleeme, saaksin ilmselt ka koolis palju paremini hakkama ning kindlasti oskaks ka enda ümber suhteid paremini hoida. See video nüüd ongi minu arust üks näide, kuidas tegelikult noored vajavad vaimse tervisega abi ja toetust. Ja sellepärast ongi väga toreda projekti raames loodud niisugused kohad nagu noorte heaolu spetsialistid, kes siis võiks olla noortele niisugused neutraalsed tugisikud, nõustajad, toetajad, kes siis annaksid nõu sellistes olukordades, kui noor on sattunud endaga pausisse. Võib-olla tal ei ole enam motivatsiooni kooli minna, võib-olla tal pole motivatsiooni enam mitte kui midagi teha. Siis noorte heaolu spetsialist ongi selleks, et toetada 13–29-aastaseid noori, kes ei õpi ega tööta või täpselt ongi probleeme koolikohustuse täitmisega. Ja siis täpselt, et me annamegi tuge, suunamist, nõud. Meil on tugiteenused, et kui on tõesti probleeme vaimse tervisega, me saame suunata psühholoogide juurde, tegevusteraapiatesse, perenõustamistesse ja aitame noortel siis suhelda ka ametiasutustega, kui on tõesti tekkinud võib-olla mõni tüli õpetaja vahel, sellepärast enam ei taha kooli tulla, võib-olla ongi peresuhted kodus väga kehvad ja selle jaoks siis saabki noorte heaolu spetsialist toeks olla. Et minu kontaktid on kõik vallavalitsuse kodulehel olemas, meil on Facebooki lehekülg olemas, noorte heaolu spetsialist Birgit, et kui keegi tunneb, et tema vaimne tervis või tema heaolu ei ole hetkel seal, kus ta olla võiks, võib julgelt ühendust võtta. Ja ma tänan, et kuulasite mind, vaatasite selle sisuka video, ma loodan, et te mõtlete selle videole, et kas teie võiksite olla üks noor või teie sõbranna, sõber, kes võiks abi vajada, siis kindlasti suunata ta minu juurde. Aitäh!